Dagmar, Ja. tere Dagmar, Tere. me teame teineteist, Ja. me teeme nägu, Et me ei tunne, just. Ja, meie lapsed õppisid ühes lasteaias. Ja käivad nüüd ühes koolis. Ja nad käivad ühes koolis, et see on kool, kus tüdrukud ja poisid õpivad eraldi, aga nad saavad näiteks koolis laulda koos. Ja samas on see kool, kus on päris palju rahvuseid alati koos, mis on minu meelest tore. Ja see on Püha Miikali kool ja Püha Miikali kooli jaoks Mihklipäev on väga oluline. tähtis. Ja meil on ju 1. oktoobril pidu päris koolis. Just. Nii, aga Dagmar, Nii. kas sa oled juba ennast kirja pannud? Ei ole veel jõudnud. Palun, Aga panen rõõmuga kirja. Valeria ulatab meile ja räägi minuga. Sina osaled ka? Ma osalen ka. Osaled aga ka? ma arvan, et ma kingin selle seljule edasi selle Jaa, auhinna, siis sul on... sest ma osalen sellel üritusel nagunii. Nii, aga siis sa võid kellegile Ja, näiteks. Ja, toredale inimesele. väga hea. Nii, aga nüüd pidulik ta-da-da-da. Nii. Sul on hästi palju. Mul on palju värvi, aga... Ja, see paistab Aga- väga hästi jaa. välja. Kas sulle üldse meeldiks selline? Me kaua mõtlesime, kas me kirjutame siia räägi minuga või me ei kirjuta. Aga mõtlesime, et kui on midagi kirjas, siis inimene võib-olla ei taha eriti kanda. Aga nii on hea. Rõõmus märk lihtsalt. Naeratus. Ja kes teavad, see teab. Just, et meil on 1000 rinnamärki. Tulge siia, tulge ligidale, ma vaatan, seal juba inimesed tulevad, aga enne seda. Dagmar, räägi mulle, mis täna hakkab toimuma? Täna juba toimub tegelikult, et täna on Mihklipäev, mis on siis meie talvehooaja esimene päev. Ja kuna meie Vabaõhumuuseum elab ikkagi sellises talurütmis, nagu vanasti elati, et siis on niimoodi, et meie aasta jaguneb 2. On talveaeg, mis siis algabki tänasest, ja on suveaeg, mis algab meil jüripäevast. Aga nüüd hakkab talv. Nüüd hakkab talv. Aga just oli suvi. Nii oli. 5 kuud, kus juures. Just, et tegelikult jagunebki tõesti nii, nagu vanasti oli, et meie ei jaota kevad, suvi, sügis, talv, sellepärast, et vanasti taludes Pole nii mõtet. ei tehtud, vaid olid suvised tööd, mis siis lõpevad nüüd ära tänase päevaga ja nüüd hakatakse tegema tubaseid toimetusi. Mina just rääkisin sellest, et on vanasõna, igal oinal on oma Mihklipäev ja mul on siin 2 oinat täitsa olemas. Ja siin ka on üks. Jaa, no vot. Ja see on Viru-Nigula mustris üks daam. Väga kaunis. Ja ma olen seda ostnud Lammasmäel, see on Viru-Nigulas, kus on minu esivanemad pärit. Ja ma arvan, et see on minu lemmikkomplekt. Väga kaunis, sobib tänasesse päeva ideaalselt. Sobib, on ju. Jah, sest tõesti Mihklipäev on see päev, kus vanasti ohverdati lammas, et oleks ikkagi... See ongi paganlik. See on paganlik, aga tegelikult see oli selline päev, kus saigi lõpuks korralikult pidu pidada. Sest et terve suvi oli ju rügatud. Jah, lähme liigume. Et terve suvi oli rügatud ju mööda põldusid ja tehtud suuresti tööd ja heinaajad ja rukkilõikusid ja kõik olid ju väga-väga rasked tööd. Ja nüüd lõpuks oli Mihklipäev see aeg siis, kus võis nagu korraks hinge tõmmata. Sest et ega töödega tuli ju varsti peale hakata, aga siis Mihklipäeval toimusid Mihklilaadad, oli selline vaba mõnus päev, kus sai korralikult süüa, et tõesti siis tapeti lammas või omal ajal kindlasti see oli nagu ohvrilammas, aga hiljem oli ta lihtsalt niimoodi, et siis sellest tehti kõikvõimalikke põnevaid roogasid. Võime istuda, jaa. Et tehti kõikvõimalikke põnevaid roogasid ja nauditi siis seda päeva täiel rinnal. Et siis tööd õieti ei tehtud. Ja see oli siis päev, kus sulased ja kõik... Kas on ka päevi, millal eestlane tööd ei tee? On ikka. Minu sugulased kogu aeg ütlesid, et töö lõpeb mitte siis, kui päike loojub, aga siis, kui ta on tehtud. Eks ta nii ole samamoodi, et jah, ikkagi neid päevi oli, et ikka pidi vahel ju hinge tõmbama ja pidu pidama ka, et ega eestlane jah, nagu kõik rahvad tegelikult ikkagi tehakse ju palju tööd, et endale hinge sees hoida. Tänapäeval on meil võib-olla natuke lihtsam, omal ajal sa pidid ise kõik kasvatama ja tegema ja algusest peale vilja peksma ja kõik need imerasked tööd, mis tuli ära teha. Tere! Aga jah, et tänapäeval meil natukene kergem ikka, et saame seda hingamisaega rohkem võtta. Vaata, minust mööduvad juba inimesed meie märkidega.
Väga tore. seal tehakse seal on korralikult tööd, tehakse korralikult tööd. Otsa jumal küll, meil on ainult 1000. Ainult 1000. Tead, me mõtlesime, et peaks siis, kui need rinnamärgid lõpevad meile ära, et mis see märk võiks olla, et räägi minuga, et eestlane saaks aru. Ja, mina arvan, et nii nagu meie siin oleme teinud, et meil on tõesti ju üritused, kus inimesed saavad käia ja saavad otse suhelda, sellepärast, et igas talus selle võimaluse, et mis keeles ta rääkida tahab, sellepärast, et kui sa oled välisturist, siis ei ole sinuga mõtet rääkida selles keeles, see lihtsalt oleks liiga keeruline, aga alati me küsime, et mis keeles ta rääkida tahab, et mis keeles me sinuga räägime ja vastavalt sellele me ka räägime ja kindlasti me arvestame, kuna keeleliselt, eks ole, et me võime alati rääkida väga keeruliste terminite ja kõige sellega. Nüüd Dagmar aeglasemalt ja selgemalt jätka. Eks ole, et siis ongi nii, et me ju arvestame ka alati individuaalselt. Näiteks lastega, et lastele me ei saa ka rääkida nendest asjadest võiks nagu lastega rääkida. Miks mitte? Sõnavara on ju esialgu sama. Lihtne. Vaata, sa läksid üle nii. Kui vaja on. Sa oled lastega töötanud. Ei, tegelikult mitte niivõrd, aga jah, et me räägime ju vastavalt sellele, kuidas inimene vastu võtab. Sellepärast, et meil ei ole mõtet rääkida kõigest väga kiiresti, väga arusaamatult. Meil hästi Tamm, kes on keelekliki õpetaja, kes on ka meie nii hästi ei leia. Arusaadav. Ja sellepärast ma arvan, et meie keskkond siin on just hea, et keelt õppida, sest kuigi meil on ka keerulist taluarhitektuuri ja kõike muud sellist, millest vast mõni eestlanegi aru ei saa ja neid esemeid, millel on taluesemeid, millel on eesti keeleski 10 nimesid, et tuled sa Võrumaalt, siis sa tead, et see on Pürst ja tuled sa Tallinna poolt, sa tead, et see on Hari. Eks ju, eks ei saa me oma rahvaga hakkama, aga muidu on ju meil siin selline lihtne elu, on köögid, on elamisruumid, kõik need asjad, mis meil tegelikult on tänapäevalgi ainult vanal moel ja mõnusalt saab katsetada, proovida. Me olime oma ühte tõsielu saate, ma just ütlen reality show, aga tõsielu saade Live Estonia või eesti keeles Live Estonia, nagu Liivimaa ja Eestimaa koos Live Estonia. Siis me tegime, ma arvan, et 2 saadet siin Vabaõhumuuseumis. Üks oli siis Pitšunkini maja, ehk siis Setu ja teine oli... See on Peipsi Vene maja. Peipsi, just. Ja teine oli Setu. Just. Et kus juures, esimene saade oli Jaapan ja teine Honduras. Päris põnev oli ja nendest tegemistest ja võimalustest, mis siin on, seal saab ikkagi vaadata. Me ise nautisime teiega. Aga kui suur on Vabaõhumuuseum? No kui me nüüd hektaritest räägime mis on, siis meil on umbes 70 hektarit maad hetkel. See on üks, ma ei tea. See on üks, no ütleme nii, et ega ta ei olegi nii palju, et vanasti küla. Oli üks, võib öelda tegelikult, et ta on üks tihe küla, sellepärast, et vanasti võis mõnel talul olla seal 40-50 hektarit maad, et ta nüüd polegi nii suur, aga selle sees on meil 80 erinevat hoonet. 80? Ja kui ma nüüd ei eksi, siis 17 talu. Siis on kirik ja kool ja kõik see, mida Eesti külas ikka olnud on. See tähendab, et kõike näha ja proovida võiks siin aastaringselt ikka tulla ja ikkagi sa kõik ei ole proovinud ja näinud. Ma arvan küll, et kui sa ikka väga tõsiselt ette võtad siin käimise, siis võib siin minna terve päev kindlasti, aga tegelikult seda kõike 1 päeva jooksul ei jõuagi. Ja mis meil on ju see, millest me ennem pooleli jäi, et see auhind või need loosimised. Et me teeme ju väga palju erinevaid üritusi, mitte ainult Eesti rahvakalendri üritusi, vaid ju tegelikult me oleme avanud nüüd 2-3 aastat tagasi ka sellise
nimetame seda paljurahvuselise Eesti keskuse, kus meil käivad Eestis elavad erinevad rahvused enda kultuuri tutvustamas. Ja nii on meil ka kalendrisse siginenud mõned uued üritused. Mis ei ole rahvakalendrist, Eesti rahvakalendrist. Mis ei ole Eesti rahvakalendrist pärist, vaid on näiteks õigeusu jõulud, Svjatkad, on meil Maaslenitsa, mida küll Eestis ka piiriäärsed setud on tähistanud, aga siiski. Sest nad on õigeusklikud. Just, nemad on õigeusklikud. Ja siis nagu meil sügisel nüüd kohe tulemas on meil Piirivere sibula ja kalapäev, mis ongi siis loosimiseks 6. oktoober, kus siis meie enda väikesed rahvad, me ei taha öelda vähemused, neid on vähem küll, Peipsiveere rahvas ehk siis Peipsivene vanausulised ja setu kogukonnad tulevad kokku ja tutvustavad oma kultuuri. See on sibula ja kalapäev. Tasub tulla, see on üks väga tore üritus, kus on meil laat ja on selline ehtne pidu ja tegelikult miks see nüüd on meil ka, siis see tegelikult ongi Mihklipäev, aga õigeusu kalendri järgi. Et see on niisugune natukene võttis aega, eks ju? Just, läks paar nädalat mööda, et see on nüüd meil küll juba järgmisel nädalal, muidu läheb liiga külmaks. Aga et ta on selline tore üritus, kus ka tamamoodi võetakse aeg maha, setud laulavad ja tantsivad ja samamoodi Peipsivenest tulevad meile folklooriansambel Supriatki ja kõike muud tegevust on palju. Nii, me oleme siin 6. tagasi oma kaameratega ja mikrofonidega, oma rinnamärkidega, aga 2 inimest, mitte teist, vabandust, aga neid, kes siin on täna, et me läksime seda päris elu, mitte share ja like, ehk siis jaga ja armasta. Kas like on armasta? Meeldima pigem. Meeldima ja jagama, jah. Aga päriselt need, kes siia tulevad, et nende vahel loosime 2 piletit 6. ja naudime koos. Aga tulge siia veel, me oleme siin Vabaõhumuuseumis, Mihklipäev, vaba sissepääs, kõik on prii. Me läheme praegu nautima, suhtleme inimestega, aga seni head aega. Aitäh, Dagmar! Aga tahate liikuda siis tegevused või mida tahate? Тогда телефон. Я даю свой телефон, но прямая трансляция.